Meie stuudios on hea meel tervitada Riigikogu EKRE fraktsiooni ja parlamendi maaelukomisjoni liiget Siim Pohlakut. Tere! Tervist! No käimasolev aasta on presidendivalimiste aasta ja eelneb Riigikogu valimiste aastale. See kindlasti suunab väga palju teistmoodi Eesti poliitikat sellel aastal kui lõppev. Mis te arvate, saame me näha mõnd olulist ja suurt valitsusliidu algatust sel aastal? Sellega nõus jah, et põnev aasta tuleb igal juhul. Algatuste kohta ma ei oska öelda, aga ma arvan, me äkki saame hoopis näha mõnda valitsuskriisi sellel aastal. Suisa niimoodi. No Isamaa erakond on juba varsti, ma arvan, et aasta jagu kõnelenud erakorraliste valimiste vajadusest, viidates valitsusparteide hästi nõrgale toetusele. Olete sama meelt? Oleks vajalik, aga ma hästi ei usu, et seda juhtub, et pigem on tõenäoline, et võime saada vähemusvalitsuse või tõesti siis mõne kõva valitsuskriisi. Aga öelge, mis selle kaalukeeleks saab? Miks see valitsus peaks nüüd kriisi minema või lagunema? No nagu ise mainisite, et on presidendivalimiste aasta, parlamendivalimiste eelne aasta, et alati on olnud sellised turbulentsemad ajad, kus võib-olla ka mõned Riigikogu liikmed erakondadest, kus ei ole toetus nii hea, hakkavad otsima uusi väljundeid ja igasugust asju võib juhtuda. Mitte mõnedest, vaid te peate silmas ühte valitsuspartnerit Eesti 200-tena. No oleme ausad jah siis otse, et Eesti 200. On ka mõni Eesti 200 liige ääriveeri käinud uurimas, kas EKRE-ga liituda näiteks? Ei ole ja ma arvan, et meie maailmavaatelised erinevused on niivõrd diametraalselt erinevad, et siin nagu see tundus kummaline. No lähiajalugu näitab, et need vaated on hästi kiired muutuma ja päris reljeefselt. Teie erakonnale nüüd läinud aasta kohalikud valimised olid tegelikult üsna korralik löök. Võrreldes valimistega 4 aastat varem saite kolmandiku võrra vähem hääli, 48 000 versus 77 000, Tallinna saite volikogust välja, esindatus vähenes mujalgi, aga Viljandis, Pärnus olete siiski võimuliidus. Olete te nüüd oma järeldused parteis ära teinud, miks nii läks? Eks tuleb ka taustsüsteemi vaadata, et 4 aastat tagasi me läksime valimistele 27% toetuse, 25% toetusega kindla liidrina. EKRE oli nii-öelda põhiintriig tol aastal KOV-i valimistel. Sel korral me olime seal kuskil keskel ja tegelikult ka sinna kanti me tulemuse tegime, aga loomulikult me oleme analüüsinud ja kindlasti oleks saanud paremini. No EKRE on praegu kindel, suuremad pereheitmised, lahkumised on jäänud selja taha, seda võite kinnitada. Jah. Aga siiski, kui vaatate maailmas ja Euroopas valimistel on ju jälle trendid selles suunas, et parempoolne, selline konservatiivne poliitika on valijate silmis väga hinnas. Mis takistab teid nüüd selle viljelejana tõusmast ka populaarsemaks erakonnaks? No eks Eestis on võib-olla ka konkurents selles sektoris tihedamaks läinud, et tegelikult ju ütleme Isamaa ja Keskerakond, meie head opositsioonikaaslased räägivad ka nii-öelda järjest rohkem EKRE juttu või samu sõnumeid, et samal ajal, kui me vaatame nagu fakte kogu nii-öelda lugupidamisest nende erakondade vastu, nemad on viimasel 4 aastal tegelikult koos Reformierakonnaga valitsuses ja täna me mingis mõttes maitseme ka nende otsuste vilju. No aga miks te seda kõva häälega neil ette ei heida? Põhimõtteliselt nad kaperdavad teie ideid ära, Reinsalu lehvib telestuudiosse, räägib teie mõtteid. No ma arvan, et meie olemegi selles mõttes eristume kogu sellest ülejäänud opositsioonist, et esiteks me ei ole olnud mitte kunagi Reformierakonnaga valitsuses, teiseks me oleme tegelikult, jah, meile heidetakse meie otsekohesust ette, aga me oleme kõige põhimõttekindlam erakond ja kui räägitakse siin populismist, siis minu meelest populism on nagu 2 tüüpi, et üks on see, kui sa lihtsalt korjad neid populaarseid ideid üles ja räägid ja teine on, kui sa nagu päriselt usudki nendesse populaarsetesse ideedesse, et see ongi instinktiivne, et EKRE on nagu see teine variant just, et me ise ka usume seda, mida me räägime ja kui sa usud seda, mida sa räägid, oled sa ka valmis selle nimel võitlema, et ma arvan, et see võib-olla eristabki meid siis teistest erakondadest. No eelseisvatest presidendivalimistest on räägitud juba väga aktiivselt aasta esimestest päevadest, ajakirjandus on välja käinud erinevaid nimesid, koalitsiooni nõukogu ütles, et nad hakkavad presidendikandidaati otsima. Kas EKRE on ka erakonna sees või fraktsiooni sees mõlgutanud mõtteid, kes võiks olla president? EKRE jaoks on see hästi põhimõtteline küsimus. Tegelikult meie jaoks oleks kõige parem kandidaat see, kelle valib Eesti rahvas. Ehk tegelikult oleks vaja muuta ikkagi presidendivalimiste korda ja lasta presidenti valida rahval, nii nagu ta on Soomes ja paljudes teistes Euroopa riikides. Et see on nagu põhimõtteline küsimus. Loomulikult nendeks presidendivalimisteks seda korda enam keegi muutma ei hakka ega ei jõua. Nii et meie tuleme erakonnana oma kandidaadiga välja, aga täna on sellest nimedest veel vara rääkida. Vara rääkida jah, aga see sama koalitsiooni nõukogu väide, et nad hakkavad presidendikandidaati otsima, kas siis presidendikandidaadil peaks olema selline poliitiline taust? EKRE ei näe selles probleemi.
EKRE ei näe sellest probleemi, jah, aga nagu öeldud, siis meie jaoks põhimõtteline küsimus on tegelikult see, et see president peaks olema rahva poolt valitud. Aga see, et mingisugune klikk tõesti, kes ennast praegu nimetab koalitsiooninõukogus, mõni pahatahtlikum ütleb lihtsalt tagatuba määrab presidendis nagu iseenesest ju kuidagi vastuvõetamata. Ma küll ei taha see isik olla, kes määrataks. No kahjuks Eestis me näeme seda mustrit paljude asjadega, et tegelikult otsustataksegi pisikeses tagatoas asjad ära ja ei vaadata nende otsuste juures põhilist, et kuidas need tegelikult mõjutavad Eesti rahvuse, keele ja kultuuri keskmist. No aga teie mõttest edasi minnes, siis ajal, mil rahvas ei saa presidenti valida, siis parem variant EKRE jaoks oleks ikkagi valimiskogu, mitte parlamendi 68 häält. Jah, sellel oleks natukenegi suurem kandepind, et selle suhtes olen nõus. Jah. Aga kehastugune natukene fakiiriks ja mõtleme kaasa. No ilmselgelt augustis läheb vabariigi presidendi valimine parlamendist väga raskeks, sest väga keeruline on näha tänases koosseisus ühel meelel olevat 68 saadikut. Öelge, mis võib hakata juhtuma nüüd valimiskogus? Meenutada näiteks aastat 2001-2002, kui Arnold Rüütel valiti, siis keegi ei ennustanud seda lõppresultaati. Jah, muidugi omavalitsus on täna tegelikult oluliselt vähem, et siis oli võib-olla seda rahva häält isegi rohkem seal volikogudes, kui me nüüd mõtleme tagasi, aga ma ei ennustaks, et siin võib väga palju erinevaid tegureid on, et mingis mõttes ilmselt tulevad need natukene ka protestihõngulised valimised nii palju, kui seda on seal valimiskogus. Et see tulemus võib olla ettearvamatum kui varasematel kordadel. Kas ma saan aru, et teil on tegelikult sõelal keegi olemas juba? EKRE sees, ütleme siis erakonna sees me arutleme kandidaadi üle. Kandidaadi? Jah. Aha. Kuulge, olete ettevõtja, tõsi, praeguses opositsioonis olev poliitik, aga valitsuse juurde loodud majandusnõukoja töö on ju tegelikult suurepärane algatus, sellega olete nõus? No aga meil on neid igasuguseid nõukogusid, ka jääkeldreid, muid asju tehtud pidevalt, et kui sealt reaalset resultaati ei tule, mis aitaks tegelikult päriselt Eesti majanduse tagasi kasvule, siis ei ole sellest tegelikult mingit praktilist kasu. Resultaat on see, et 700 ettepanekut ja rohkem on tehtud ja valitsusele esitatud. No rahvakogus tehti ka tegelikult ju väga palju häid ettepanekuid ja jääkeldris külmutati suur osa neist ära ja või ka nii-öelda halvasti öeldes lörtsiti ära, et selles mõttes ma ei oleks liiga optimistlik. No see, kes Tallinna kuldses ringis, ma arvan, et kosevalt sinna veel kuulub. Ettevõtlusega, väikeettevõtlusega üritab tegeleda, mis teda kõige rohkem nii-öelda häirib või painab kõigi nende bürokraatiate ja kõigi nende nõuete juures, mis teda takistab nagu edukat ettevõtlust ellu viimast? No eks väikeettevõtlust ja keskmist ettevõtlust takistab eelkõige ikkagi praegu riigis valitsev majandusolukord, et tarbijatel ei ole kindlustunnet, kõikvõimalikud müügid on vähenenud, väikeettevõtjad panevad uksi kinni alates kohvikutest, mingisugustest autoremonditöökodadest, et üldine majandusolukord, et meil oleks vaja tegelikult, meil on vaja kõigepealt ära lahendada probleem, kuidas Eesti majandus päriselt tagasi kasvama saada, et praeguses olukorras oled sa Tallinna kuldses ringis või kaugemal, et probleemid on igal juhul lihtsalt võib-olla Tallinna kuldses ringis on natuke väiksemad. No ettevõtjana oskate öelda, miks meil Eestis on Euroopa Liidu kõige kõrgem inflatsioon? Eks oma osa on andnud maksutõusud kindlasti märkimisväärse osa ja samamoodi siis see elektri hinnaralli, mis on kestnud tegelikult 21. aasta sügisest ja mida ei ole suudetud nii-öelda lahendada, et eks see ongi põhiline ikkagi kokku, üldine majandusolukord on halb Eestis ja maksutõusud tegelikult tegid selle veel harvemaks. Ja, no nõus, et valitsust kritiseerida on loomulikult vaja ja tundub, et see on ka kõige mugavam, aga kui nüüd peaks ise käisid üles käärima mingisugused vastavad vajadus- ja muudatusettepanekud sisse andma, milleks te alustaksite? No ma arvan, et esiteks tuleks hakata vaatama kogu seda suurt pilti, et kuidas et inimestel taastada nii-öelda kindlus, et väikeettevõtted, suuremad ettevõtted julgeks investeerida, et tegelikult praegu ikkagi enamus on kõik ellujäämisrežiimil ja kogu see maksupoliitika tuleks üle vaadata Eesti ettevõtetes ja meil on tegelikult ebaproportsionaalselt kõrged tööjõumaksud, mis mõnes mõttes siis takistab ju lisandväärtuse loomist, et tuleks vaadata ettevõtete kogu see, ütleme, ettevõtete maksukogumine üle ja samamoodi ka tarbijatele tuleks anda kindlustunnet juurde, et kas siis toiduainete käibemaksu langetamise näol, näiteks ravimite käibemaksu langetamise näol, et tuleks otsida erinevaid lahendusi, tarbijad saaksid kindlustunde, ettevõtted saaksid tagasi kindlustunde investeerida. Aga maksuaste rikkamatelt rohkem, sellega te nõus ei ole? No see praegune maksuküüru kaotamine, tegelikult see on ju maru kallis lubadus meil, et me põhimõtteliselt oleks saanud selle eest kaotada automaksu ja oleks saanud ka toiduainete käibemaksu langetada, et ma ütleks, et ma arvan, need oleksid ka
nii-öelda vaesemal osal ühiskonnast andnud oluliselt tugevama signaali ja rohkem raha kui see praegune maksuküürutrikk. Issand, kui suur ühisosa praegu tuli sotsiaaldemokraatidega siit välja. Aga öelge muidugi maaelukomisjoni opositsioonilise liikmena, et ta ei saa olla selle poolt, mida on regionaalminister välja käinud, et õpilased ja pensionärid hakkavad maakonnaliinidel kuukaarti saama. Ei, no see on absurd minu meelest. Ja kui sinna kõrvale vaadata veel ka seda, kuidas me tegelikult investeerime Läti rongiliiklusesse praegu, siis väga eluvõõras ja väga tõesti, mina ei saa aru. Ometigi nagu on need samad maksutõusud, kogu see elektrihinna probleem, toiduainete kallinemine, kõik on nüüd teada valitsuse liikmetele ja nüüd minnakse ja lüüakse siis veel nii-öelda siis kõige nõrgemat elanike gruppi tegelikult selle sama kuukaardi jutuga. Suur tänu, Siim Pohlak, Riigikogu EKRE fraktsiooni liige. Ja ilusat tegusat poliithooaega. Aitäh!